Rolli üleandmine on üks komplitseeritud protsess, mida varem sellega alustada, seda parem see on. Mida tegelikult kinnitab maailm meie sektori ajalugu, on see, et asutaja partneri poolt juhtiva rolli nii-öelda üleandmine on kriitilise tähtsusega selleks, et büroo pikaajaline perspektiiv säiliks. Ja väga sageli on olnud suureks probleemiks mitte see, et puuduksid kolleegid, kes oleksid võimelised ja valmis seda rolli üle võtma, vaid et asutajapartnerid, juhtivpartnerid on liiga armukadad, et seda õigel ajal teha. Ja. Selle momendi ära tunnetamine ja selle nii-öelda protsessi pikaajaline ettevalmistamine, ma arvan, saab kindlasti olema ka järgnevate aastate üks oluline tegevus minu enda praktilises igapäevatöös. Ja. Nii et juhina tajuda seda rolli? Õiget aega. Just nimelt tajuda seda õiget aega, mis ei tähenda seda, et see juht peaks nii-öelda oma advokaadi praktisest kohe lahkuma. Aga väga tähtis on õigel ajal seda rolli hakata nii-öelda üle andma. Ja üleandmine ei ole mitte selles mõttes, et umbes niimoodi, et mina justkui valmistan kedagi ette. See ei toimu niimoodi. See on tegelikult väga üllatav, kui ma kujutan ette, kui te näeksite, kui tegelikult konsensuslikult ja demokraatiliselt meie büroo partnerkonnas siseotsustusprotsess toimib. Ma tean, et aeg-ajalt on arvatud teistmoodi väljaspoolt, et küllap Raidla tuginedes oma nii-öelda asutaja rollile ja varasemale ministri kogemusele ja suhete võrgustikule, et küllap otsustab väga palju küsimusi üksinda, see ei vasta absoluutselt tõele. Selles mõttes tõepoolest nii-öelda selle 6 inimese otsustus on eriti tähtis meie protsessis. Mis see eeldab? See eeldab seda, et nii-öelda järgmine tegevpartner või juhtivpartner oleks esiteks spetsialistina turul tunnustatud. Ja. Teiseks on see, et tal oleks olemas juba selleks hetkeks piisavalt suur kontaktide ja suhete võrgustik, mitte ainult kodus, vaid ka rahvusvaheliselt. Ja kolmandaks, et ta oleks kindlasti mitte tõukaja tüüp, vaid vedaja tüüp. Ma ikka tulen selle juurde tagasi, tähendab, et professionaalse organisatsiooni juhtimine tähendab eeskätt vedamist. Loomulikult see tähendab ka nii-öelda rollimudelit ja nii-öelda vanas terminoloogias, kui soovite ka nii-öelda eeskuju. Aga just nimelt nagu rollimudelit, kui sa ikka püüad ise sellest nii-öelda tegevusest kuidagi kõrvale hoida, ega inimesed tunnetavad selle erakordselt kiiresti ära. Ja niipea, kui inimesed seda ära tunnetavad, siis tegelikult ka on aja küsimus, kui selle juhtimise tegelik nii-öelda efektiivsus langeb. Ehk teisisõnu, ta peab olema vedaja, ta peab olema hea spetsialist ja ta peab olema võimeline kontaktid nii-öelda ka üle võtma need kontaktid, mida ühel või teisel viisil täna nii-öelda omalt poolt mina käsitsen nii-öelda büroo poolselt.